Tere, head televaatajad! Ilusat jõuluaega, armas koolipere! Oleme täna siin stuudios ennast sisse sättinud, et hakata koos teiega vaatama siis selle aastaseid jõulupeo etteasteid. Kahjuks ei saa me küll see aasta siis koolis laval üles astuda ja saalis üksteisele kaasa elada, aga siiski saame turvaliselt kodudes jõulupidu nautida. Ilusat jõulunädalat ka minu poolt ning tere tulemast vaatama saadet Helisevad jõulud. Jah, olude sunnil on meil see aasta jõulupidu natukene teistmoodi ja pole just kõige paremad võimalused selle läbiviimiseks, aga me ju kõik soovime oma jõulud veeta perega ning seetõttu hoolime me eelkõige oma tervisest ning kaitseme end ja teisi. Üldsegi see aasta on päris omamoodi. Mõtled küll, et 2020, et ilus number, et tuleb ilus aasta, aga juhtunud rohkem kui kunagi varem. Jah, aasta on olnud täis erinevaid tõuse ja mõõnasid, aga õnneks on see aasta lõppemas, nii et siit saab ju ainult paremuse poole minna, või mis sina arvad? Mina arvan, et elame üks päev korraga ja saame üksteisele toeks olla ning rasketest hetkedest välja tulla. Aasta on olnud pikk ja väsitav ja ausalt öeldes ma enam ei mäletagi, mis tunne oli käia ringi murevabalt. Kogu aeg on pinged ja probleemid, mis on enamjaolt põhjustatud sellest raskest olukorrast ja imelik on üldse mõelda, et me saime kunagi bussis üksteise kõrval kuidagi külg külje vastas olla või kuskil kontserdil tundsid, kuidas keegi sulle kuklasse hingas. Tead, omal ajal oligi muru rohelisem ja taevas sinisem. Aga täna on ju jõulupidu ja ukse ees on pikk vaheaeg. Ärme keskendu ainult sellele, et kõik on negatiivne. Leiame midagi positiivset ka, näiteks. Jõulupidu on küll veebis, aga vähemalt saame veeta kõik koos aega oma perega. Näiteks sinu kord. Ma magasin sisse, kui ma jõudsin kohale. Näed! Teie ette astuvad täna 3 lendu ning igast lennust selgub see kõige parem. Näeme kokku 12 erinevat esitust. Siinkohal on õige aeg tutvustada meie tänast seltskonda, kes täna need parimad meie hulgast välja nopib. Selleks on loomulikult meie armas žürii. Kõige armsama naeru ja naeratusega õpetaja, väikepäike Helgi Suurmets. Mis revideerib Newtoni mehaanikat ja Maxwelli elektrodünaamikat? Ma ei tea. Aga ma tean, kes oskab sellele vastata. Loomulikult meie alati särava jutukas Agnes Vask. Terves kehas terve vaim, alati aktiivne ja sportlik Kätri Avelin Säärits. Kus viga näed laita, seal tule ja aita. Meie armas ja siiras õpilasnõustaja Helina Harro. Selline vahva koosseis, aga me oleme nüüd piisavalt seletanud ja asume etteasteid vaatama. Grease on 1978. aasta Ameerika romantiline muusikal. Greaseriteks nimetati 1950 aastate USA töölisnoorte subkultuuri, kus poistel oli kombeks oma soenguid pumatiga siluda. Saatuse tahtel osutus just meie kooli kõige noorematele, meie emade-isade noorusaja populaarseid muusikal. Mõeldakse, et just Grease annab tunde, nagu rändaksid sa tagasi noorusaega ja tunneksid, nagu sa oleksid ise selles kirglikus ja seikluslikus armuloos. Eks me näe, kas see vastab tõele. Meie jõulupeo avavad 10. loodusklassi õpilased, kelle esituses näete Grease is the word. That we
suurepärane avaetteaste, aga kes oleme meie nüüd hindama? Kuuleme, mis žürii arvas. Minu meelest hästi südamlik siuke esitus. Mulle meeldis ka see, et see oli selline ehe, et ta on nii-öelda üleprodutseeritud. Ja mitmekülgne oli. Väga palju niisugune tantsimist oli ja liikumist oli ja nii, et fantastiline. Võitsid sellist ajastu hõngu ka tabada, mis oli väga. Mulle küll kohati tundus alguses, et need õpilased olid väga kohkunud, kui need seal niimoodi tantsisid, aga pärast oli juba tuli tants ka ladusamalt välja. Võib-olla sellest muusikali poolest ja osast tundsin natuke rohkem puudust. Aga see laul ongi sisse juhatus. Ja ikkagi oli mul selline tunne, et nad on ainult lihtsalt muusikasaatel tantsinud, mis ei olnud üldse kehva. Siin-seal võib-olla rütmilisi kokkulangemuse probleem. Aga lihtsalt jah, et see natukenegi mingisugust laululist elementi oleks võib-olla veel nagu kirstordid siis olnud. Täname meie armas žüriid. Järgmisena näeme me 10. meditsiiniklassi õpilasi, kelle lauluks osutus loosi tahtel Summer Nights. Hey, I want to hear about what Danny did at the beach. Yeah, that was nothing. Sure, nothing, Zuko, right? Come on, Danny. You got her drawers, right? Yeah. Come on. Tell us about that girl. What'd you do this summer, Sandy? Oh, I spent most of it at the beach. I met a boy there. Hauled your cookies all the way to the beach for some guy? Well, he was sort of special. There ain't no such thing. He was really romantic. Oh, come on, you don't want to hear all the horny details. Are you kidding? Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cutest for me. Summer days drifting away to other summer nights. Tell me more, did you get very far? Tell me more, like does he have a car? She swam by me, she got a cramp. He ran by me, got me so damn. I saved her life, she nearly drowned. He showed off, splashing around. Summer sun, something's begun, but the summer nights. Tell me more, was it love at first sight? Tell me more. Did she put up a fight? Took a bowling in the arcade. We went strolling, drank lemonade. We made out under the dark. We stayed out till 10 o'clock. Summer fling don't mean a thing, but the summer nights. Tell me more, but you don't gotta brag. Tell me more. Because he sounds like a drag. He got friendly, holding my hand. Well, she got friendly down in the sand. Väga suvine etteaste 10. meditsiin, aga vaatame, mis žürii arvas. Kõige rohkem meeldis mulle selle video puhul natuke nagu siuke kaval nüke, kuidas nad kasutasid ainult ühte ruumi ja samas mitmetasandiliselt ära. See oli selles mõttes nende poolt nihverdamine, aga loomingulisel viisil ja moel, selleks, et saada enda soovitud efekti. Mu meelest need tüdrukud olid seal videos väga veetlevad, nii et 10. meie-klassi poisid kindlasti hoidke neid. Minule meeldisid seal sellised säravad sellised soolokohad, et keegi seal nõjatus ja siis keegi tegi mingi et see oli nagu minu meelest siuke lisas elavust sellele loole. Mulle meeldis ka siin see liikumine oli hästi plastiline, eriti tüdrukute puhul ja poisid ka mitte vähem.
nii et just see oli see vetest puhul minu arust nagu väga suur selline ma oleks võib-olla tahtnud nagu lähemaid kaadreid, et nagu pigem nagu näha seda lähemalt, see praegu oli hästi siukest, kõik olid nagu tausta, jah, kõik olid nagu taustatantsijad tegelikult. Mulle väga meeldis see sissejuhatav vestlus, see nii-öelda tüdrukud omavahel, et see imehästi läks kokku, näha oli, et nad olid ära õppinud mitte ainult teksti, vaid pausid, rõhuasetused, kõik selleks, et see läheks video ja heli kokku, et selles mõttes super, see oli kihvt. Ja siukseid momente oleks ikka võinud natuke veel rohkem olla, oleks veel imelisem olnud. Ja veel täiuslikum. Täname žüriid tagasiside eest. Mitte ainult ei näe me siin täna õpilaste esitusi, vaid ka õpetajad on andnud oma panuse ning esituste vahepeale ette valmistanud paar reklaamiklikki. Teeme väikse pausi, olge meiega. Tere tulemast tagasi, head vaatajad! Teie ette astub 10. infotehnoloogia klass ja esitamisele tuleb laul Greased Lightning. Look at this. Well, this car could be systematic. Hydromatic, ultramatic. Why could be greased lightning? Greased lightning. We'll get some overhead lifters and 4-barrel quads, oh yeah. Keep talking, won't keep talking. Fuel injection cut off and chrome-plated rods, oh yeah. We'll get already, we'll get already. With the 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't the shit where they get licensed in greased lightning. Lightning, you're burning up the quarter mile. Grease lightning, go, grease lightning. Go, grease lightning, you're coasting through the hip lap trials. Grease lightning, go, grease lightning. You are supreme, the chicks are cream for grease lightning. Purple French tail lights and 30-inch fins, oh yeah. A Palomino dashboard and dual muffler twins, oh yeah. Shocks, I can get off my rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning. Go, grease lightning, you're burning up the quarter mile. Grease lightning, go, grease lightning. Go, grease lightning, you're coasting through the hip lap child. Grease lightning, go, grease lightning. You are supreme, the chicks are cream. Grease lightning. Kohe, kui laulab käima, tõmmada välja. Oota, natuke allapoole lase. Nii, ja loe 3, 2, 1 ja pane käima. 3, 2, 1. Jep. Nii, kuhu jäi see
disclaimer või lahtiütlus, et selle video tegemise käigus ei vigastatud ühtegi õpilast. Õpilast. Ega õpilast. Lase mul lõpetada. Ruuma ega õpilast. Ega esitlus oli hoogne ja niisugune entusiastlik, see oli tempokas. Minu meelest oli nagu stseenilt oli see lauluga, et ma nagu tundsin ära selle laulu nagu päriselt. Ja kiitus autole. Väga loominguline auto. Mulle meeldis see auto küljakaunistused. Leegid ja puha. Näha on nähtud, et vaeva on nähtud. Mulle meeldis isegi see, kuidas nad suutsid panna rohkem oma klassist kaasa tegema, kui võib-olla stseen tegelikult ette näeks. Et ma korraks mõtlesin seal alguses, et huvitav, et kuidas nad, kas nüüd jääbki nii, et ongi 5 poissi kogu moos. Aga ei. Ja loomulikult intro ja outro olid ka suurepärased, ei saa varjata ka salata seda fakti. Ja siis geniaalne lahendus, et kui ei taha tingimata sõnu täpselt pähe õppida või õigesse kohta laulma, et siis lihtsalt pane mask pähe korona. See on väga originaalne, ma ütleks. Absoluutselt. Aitäh, žürii! 11. ja 12. klassid ehk mäletavad õpetajate etteastet eelmisest jõulupeost. Vaatame, kuidas kümnendikud sel aastal selle esituse lahendanud on. Teie ees on 10. tehnoloogiaklassi õpilased lauluga You're the one that I want. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control. 'Cause the power you're supplying, it's electrifying. You better shape up, 'cause I need a man, and my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true. Nothing left for me to do. You're the one that I want. Honey, the one that I want. Honey, the one that I want. The one I need. Oh yes indeed. If you filled with affection, you're too shy to convey. Meditate my direction. Feel your way. I better shape up, 'cause you need a man. I need a man who can keep me satisfied. I better shape up if I'm gonna prove That my faith is justified. Are you sure? 'Cause I'm sure down deep inside you're the one that I want. Honey, the one that I want. Honey, the one that I want. The one I need. Oh yes indeed. You're the one that I want. Honey, the one that I want. Honey, the one that I want. The one I need. Oh yes indeed. You're the one that I want. Honey, the one that I want. Honey, the one that I want. The one I need. Oh yes indeed. You're the one that I want. Honey, the one that I want. Honey, the one that I want. The one I need. Oh yes See oli nii perfektne. Tegelikult samal ajal, kus talle võisid
ma arvasin, et dinosaurused on välja surnud. Minu arvust oli nende peategelaste vahel ikka päris reaalne keemia. Vaatame, kuidas žürii esitust hindab. Mul on veits flashbackid. Tabasin seal paari elementi. Minul on ainult 2 küsimust. Kes on dinosauruse sees? Ma arvan, et Helgi. Ja mida tegid noored kardina taga? ma jään nagu praegu natuke erapooletuks. Aga kas sa olid dinosauruse sees? Ei olnud. Ei olnud. Kahju. Pettumus. Minu meelest olid sellel videol need eriefektid väga ägedad. See alguses aegluup ja kus nad sisse tulid. Ja mulle tundus, et siin esipaar olid ikka väga armunud üksteisesse, et ei suutnud silmi hoida üldse eemal. See oli nii armas. See kaardina taga tegid. Igal veel jääb endale oletada. Matemaatikat lahendasid. Just nimelt. Agnes äkki oskab kommenteerida, kuidas võrreldes eelmise aastaga? Kuidas võrreldes eelmise aastaga või? Jah. No ma ei oskagi öelda, et kas nad võtsid need sammud seal, ma nägin selle õpetajate tantsu, neid elemente nägin, aga ma nägin, et nad olid võtnud neid nagu veits nagu omaloomingulisemalt, et nad olid seda ikkagi nagu interpreteerinud. Ja siis ma oleks tahtnud tegelikult võib-olla laulu keskel võib-olla seda esipaari rohkem näha. Et see oli nagu oligi, et kuidagi kavalalt oli kokku lõigatud, et see nagu kogu klassi tantsimine, seda oli ka tore vaadata, aga lihtsalt, et jäigi siis see, et nagu kus see story on või niimoodi. Et lõpus, kui need kardinad tagant välja lõid, siis oli täitsa hea meel, et nad on ikka olemas. Aga eks see selline sülli hüppamine, see on veits siuke riskantne tegevus, jah. Täname žüriid. Muusikal Kriis viimase etteastena näeme 10. kultuuriklassi õpilasi. Lauluga We Go Together. We go together like Rama-Lama-Lama, ding-a-ding-a-ding-a-dong. Remember forever as shoo-bop-shoo-wada-wada, yippity-boom-de-boom. Chang-chang, changity-chang-chee-bop, that's the way it should be. Wow, yeah! We're one of a kind, like dip-dip-dip-dip-doo-wop-doo-doo. Our names are signed. Boogie-boogie-boogie-boogie, shoo-be-doo-wop-shoo-bop. Chang-chang, changity-chang-chee-bop, we'll always be like one.
andekad noored, aitäh 10. kultuur. Vaatame nüüd, mis žürii ütleb. Jah, et see ei ole kultuuriklass, kui seal vähemalt paari balletti ei oleks. Esitlus oli selline hoogne jälle. Oli hoogne hästi, selline kohe niisugune muusikas oli ja ise nad nautisid, kui suures seda. Ja minu see oli tõesti nii, et elasid väga kaasa sellele, mida nad tegid. Väga nautisid ja. Mulle meeldis ka see, et nad otsustasidki teha seda hoopis teises võtmes. See go together mõttega koos olemine, TSO 2+2, kamp tuleb laiali ajada momendil. Et hästi osavalt sisse toodud ja omasse võtmesse keeratud, et kui see päris originaalasi neid nii ei kõnetanud, siis väga hea. Minul meeldis ka see, et nad olid nagu terve koolimaja peal. Ja siin oli esimene võte oli koolimast väljas ka tegelikult. Okei, see oli pilt küll, aga nagu okei, see oli õues. Ja ma märkasin ka seda, et nad viitsisid ja võtsid vaevaks tõesti terve maja ruumi ära kasutada. Kaasa arvatud lifti. Jah. Aitäh, žürii! Vaadatud on 5 esimest esitlust. 10. klassid on olnud väga tublid kooli sisse elamisel ja videotest oli näha, et ka klassi ühtsus on neil mega. Ja täname neil veel kord. Tuletame meelde, et võitjaid on meil sellel aastal 3. Žürii valib igast lennust ühe parima. Siinkohal teeme väikse pausi ja oleme tagasi juba uue muusikaliga. Maailmas käib tihe võidujooks selle nimel, kes töötab esimesena välja koroonaviiruse vaktsiini. Tartu Tamme viroloogia osakonna juhtival professoril Kalle Kuusemetsal on oma vastus probleemile olemas, aga on olemas ka vaktsineerimisvastaseid. Pärnumaa usulased usuvad mererohtu. Mina näen süstlas ohtu. Valu lööb juba kõhtu, juba täna õhtu. No, mina olen selle teadusega ikka juba pikalt tegelenud. Mul on omad kindlad vahendid ja need on endast ajaga tõestanud. Kõigepealt ma saaks öelda muidugi, et see, mis praegu räägitakse nüüd koroonavaktsiinist, ma olen ka seda palju uurinud, kallan neid ühest kohast teise. No kõigepealt ega viirus tegelikult on nii väike, et teda ei saa olemas olla. Aga nad räägivad vaktsiinist, mis on RNA vaktsiin, nad ütlevad ribonukleiinhappe, aga tegelikult ma arvan, see on lihtsalt üks kood. Kodeerivad su sellega ära. Tütarlapsed, noored lapsed lähevad vaktsiini peale kärna. Hiinlaste kood. Üldiselt on mu aastakümnete pikkune kogemus öelnud, et inimkeha läheb balansist välja, kui sind vaktsineeritakse. Aga ma näitaks teile ühtlasi nüüd mõningaid meetodeid, mis tegelikult ka toimiks. Esimene võiks olla näiteks selline, et kui sa tahaksid viirustest lahti saada, mingil juhul ei tohiks vaktsineerida ennast lasta. Hõlpsad vahendid, no näiteks tuleb enda vasakut, ma rõhutan vasakut käsivart hõõruda niisuguse aparaadiga pikku pidi siis, mitte risti. 2,5 tundi siis peaks olema ühest viirusest lahti saada. No teiseks on tähtis peegeldus. Peegeldades saame väga suure energia hulga 2,5 tundi. Ja kolmandaks ma soovitaksin, siis me seome käsivarale või muule haigele kohale. See on rotaviiruste puhul aidanud, vastaspoolustega patareid, hiinlaste kood. Ka HIV-i puhul on teatud tõendeid. Nii et ma pakun, et ärge sellist üldmassi teabevahendides kajastuvaid vaktsineerimisjutte sugugi uskuge, mõelge oma peaga. Issand jumal, nad teevad ju kräppi, tulge taevas appi või. Nüüd aga oleme jõudnud Tartu Tamme viroloogia osakonda, kus on Kalle Kuusemets on jõudnud suure läbimurdeni koroonaviiruse vaktsiini väljatöötamisel. Tere, Kalle! Venelastel on juba väidetavalt töötav vaktsiin olemas. Kas nüüd tundub, et tõesti on ka eestlastel olnud edusamme? Jah, et selle venelaste vaktsiiniga ma natuke kommenteeriksin, et vaadake, venelaste vaktsiin oli viin. Ja mida venelased tegid, süstisid viina otse veeni. Mis juhtus inimese organismiga, inimese organism suri alkoholimürgitusse. Ja vaadake, kuna inimene ei surnud mitte koroonaviiruse sümptomitesse, vaid alkoholimürgitusse, tundus, et nüüd meil on inimesed terved, eks ole. Ja alkoholimürgitusse suremine Venemaal tavaline nähtus, mis tõttu tundus justkui viirus töötaks, eks ole. Et aga meil siin on selline väga revolutsiooniline vaktsiin. Nimi on tal siis Psychovir 20
nimetus tuleb sellest, et tegemist on psühholoogilise vaktsiiniga. Et ma valmistan ta siin hästi kähku ette, käib väga kiiresti. Paneme ta. Nii. Ja iseenesest nüüd ongi vaktsiin valmis siis manustamiseks. Oota, mis see psühholoogiline vaktsiin siis ikkagi on? Jah, et psühholoogiline vaktsiin, kui ei ole varem kuulnud, täiesti arusaadav. Et see on niisugune väga revolutsiooniline meetod. Kuidas see töötab? Vaadake, inimese organismi sellist massiivset süstat nähes läheb stressiolukorda. Mis juhtub stressiolukorras? Inimese organismi hakkab vabastama stressihormooni kortisooli ja kuna siis see viirus ei taha ka nakatada peremeesse organismi, kes ei ole nii-öelda peast korras, eks ole, et siis viirus väljub stressis organismist iseenesest. Väga põnev. Kas praegu on ilmnenud sellisel vaktsiinil ka kõrvalnähtusi? Et jah, mõned on nagu ikka vaktsiinide puhul meil muidugi üsna leebed. Et võib esineda kõigest siis PTSD, ehk siis on ju posttraumaatiline stressisündroom ja võib esineda siis ka kerge südamearütmia või siis südamerütmihäired. Lihtsalt kuna see adrenaliini kogus, mida organism siis vallandab selles stressiolukorras, et see on lihtsalt nii suur, et jah, ütleme siis paari nädala, paari kuu jooksul võib siis esineda südamerütmihäired. Ja mul on tunne, miskipärast lihtsalt korraks nagu kuulsin, on tunne, et ka võib-olla reporteril igaks juhuks lihtsalt oleks vaja teha. Mida? Et kuna me ei ole veel piisavalt palju saanud inimkatseid teha, on alati hea, kui saame juurde valimit, eks ole, saab valimit suurendada. Ei, mida? Mida? Ei, oleks ainult kurku, ei, lõpetage ära! Ma teen sulle see süsti ära, kas sa oled juba terve? Kas sa oled juba terve või? UV light and disinfectant, which is used for disinfecting, tables and killing the virus on surfaces. And he was talking about somehow using it inside your body, which is not medically at all a good idea. This is what the president said. Supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. Mees sõnast, härga sarvist. Tähelepanu! Tegemist on rumalusega. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult keemiaõpikut kaebuste püsimisel või rumalate kõrvaltoimete tekkimisel, pidage nõu mõistuse või targematega. Oleme tagasi. No, Mamma Mia, no kes seda ei oleks näinud või sellest midagi kuulnud. See on 2008 aastal linastunud Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia muusikafilm, mille rütmikad tantsud ja tuntud Rootsi popansambli ABBA laulud toovad kohe naeratuse näole. See muusikal on populaarsem kui Harry Potter või Sõrmuste isand. 11. klasside esimese etteastena on teie ees 11. infotehnoloogia klassi õpilased. Lauluga The Winner Takes It All. I don't want to talk
about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I don't wanna talk if it makes you feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. Väga omamoodi lahendus, aitäh 11 IT. Anname sõna Sõrmile. Mul ei ole öelnud näha, et ma tean, kes võitis. Võitja võtab kõik. Selles mõttes, et geniaalne lähenemine, päriselt see individuaalsete tugevuste ära kasutamine on üks kõige taibukamaid asju, mida saab teha. Just ka väga originaalne. Ja jällegi ka see, et me ei näe just neid kooli 4 seina siin kaadrites, vaid me näeme kõike. Muidugi ka neid asju, mis võib-olla ei ole päris originaal, aga noh. Aga selle kohta võib nagu silma kinni pigistada. See on osavalt integreeritud. Ainus, millest ma natuke puudust tundsin, et ma näen seda mikrit ja ma näen seda nägu selle mikrofoni lähemas, jäi mingit laulu. Kuhu jäi laul? Mul ei lubatud. Isegi suu ei liikunud kellel. Sa täpselt, ma olin ootusärevused, no nüüd tuleb. Eriti kui ma teadsin, et see on naisvokaaliga lugu, et ega selles mõttes, et ma nii ootasin lihtsalt, et see tulebki siuke hea playback, siuke moment, aga noh, mõni ootas, sealt läheb ka siis teinekord nihuga. Täname žüriid. Oled esitustest on meil juba vaadatud. Noh, kuidas tundub? Minu arust on meil koolis ikka nii vahvad ja andekad õpilased ja õpetajad, et selline uhke tunne tekib. Tore on olla ikka meie kooli õpilane. Kõik on ülitublid ja ma ei jõua ära oodata, et teha juba ülejäänud esitusi. Õige pea on teie ees 11. meditsiin ja 11. loodus, kuid esmalt teeme kiire reklaamipausi.
Nüüd aga näeme 11. meditsiiniklassi lauluga Lay all your love on me. I wasn't jealous before we met. Now every man that I see is a potential threat. And I'm possessive, it isn't nice. You've heard me saying that smoking was my only vice. But now it isn't true. Now everything is new. And all I've learned has overturned. I beg of you. Don't go wasting your emotion. Lay all your love on me. It was like shooting a sitting duck. A little small talk, a smile, and baby, I was stuck. I still don't know what you've done with me. A grown-up woman should never fall so easily. I feel a kind of fear when I don't have you near. Unsatisfied, I skip my pride. I beg you, dear. Don't go wasting your emotion. Lay all your love on me. Väga hea energia ja klassiühtsus täname 11. meditsiiniklassi. Aga kuulame, mis Jüri sellest arvab? ei no, inspireeritud tõesti sellest loost. Väga hiilgav Ja. koreograafia. Ja, Täie terviklik. Väga tervik, väga tervik. Kaamera käis seal niimoodi täpselt selle tantsu vahel ja kõik oli kuidagi läbi mõeldud see, et kuhu see kaamera peab minema. Väga lihtne. Minul on oma trauma selle lauluga, sellepärast, et nad harjutasid enne füüsikatundi ja siis mina tulen hommikul vara, tulen füüsikaklassi, mitte kedagi ei ole. Mina mõtlesin, et mina olen nüüd kusagil seal praeguses olukorras kusagil ära olnud ja siis nagu minut enne ma nagu närin seal küüsi, kas midagi on valesti ja siis minut enne tulevad nüüd, meil oli harjutusi päntsi. Ainus, mida mina siit välja korjan, on see, et lisaks sellele, et mul on lihtsalt imeilusad inimesed klassis, tunnevad nad kella ka. Jah. Ja ma olen ka sellega uhke, et 75% noormeestest klassist on ka kaadrus ja tantsivad. 3, jah? Oleks üks veel olnud. No, kõik plaanid alati ei teostu 100%. Aitäh, Jüri! Ja teie ette astub 11. loodusklass, kes sai loosi tahtel endale lauluks Voulez-vous. People everywhere
üks väga tore esitus on vaadatud. Vaatame, mis žürii arvas. 3 asja. A-kaader kõigepealt. Ma olen ka alati tundnud, et seal koolimaja seinal on midagi puudu. Siis teiseks ma saan aru, et loodusklassidel on lihtsalt kusagil käsiraamatusse sisse kirjutatud. Manimalt peab olema pildis. Ja siis viimane on see, et super, kui on tõesti selline usaldus, et saab niimoodi kukkuda nagu seal hetkene lõppu. Ja niimoodi küll nii pöötakse. Väga kõnekas klassi vaimu osas. Ei ole ka hoogli ette astama. Ilus lugu. Just nimelt ilus lugu, mõnus selline. Kaadrid vahetusid siuksed mõnusalt ja nagu huvitavaid neid rakursse kasutati. See klassi meelsus või vaimusust tuleb siit päris hästi välja või kumab läbi ja seda on ainult rõõm näha, et nad tõesti teevadki kõik koos ja teevad suure rõõmuga kõik koos, mitte nii, et 4 entusiasti lohistasid kõik ülejäänud ka kaasa endaga. See oli näha, et need tantsud, need liigutused olid teravad, et ei olnud niimoodi nüüd, teist korda näed seda koreot ja siis teen niimoodi. Et seal oli ka näha, et oli harjutatud. Jah, just nimelt, et olid kokku töötud ennem juba ja tehtud. Ja rõõmuga harjutatud, mitte vastu tahtmist. Täname meie armast žüriid. Jälle üks lend on meil seljatatud ja vaadata on meil veel üks lend. 11. klassid on vist tantsurahvas, sest jalatatsumine ja puusa keerutamine oli esikohal. Aga siinkohal teeme väikse reklaamipausi. Jätkame meie kõige vanemate ja targematega. Keskkooli muusikal on 2006. aasta väljalase. Seda nimetatakse kui modernseks Romeoks ja Juliaks. High School Musical on kõigi 12-ndike, kui mitte poiste, siis tüdrukute lemmikmuusikal kindlasti. Just nimelt Zac Efroni poolest. Vaatame, mida nad selle muusikaliga seoses välja mõtlesid. Teie ees on 12. infotehnoloogia klass lauluga A Night to Remember. She's so fine. Who's that guy? I don't recognize. Who's that girl? She looks so good, yeah. Guess you never really noticed, but you probably should. Big fun! On the night of nights. All right. The night of nights tonight. Let's dance! On the night of
enough nights. You know we're gonna do it right. It's gonna be a night to remember. It's gonna be the night to last forever. It's gonna be our night to remember. It's gonna be the night to last forever. It's gonna be our night. You know it. To remember all time. Come on now, big fun. It's gonna be the night. We love it. To last forever. The rest of our lives. We'll never, ever, ever forget. It's gonna be our night. Oh yeah. All together. Say it loud. Come on now, everyone. That's right. It's gonna be the night. It's a night. To remember. In the crowd. And never, ever, ever, never, ever, ever, never, ever, never, ever, ever forget. Kas te tuleksite minuga pallile? Ei tule ma sinuga kuhugi. Suur tänu vahva esituse eest. Kuulame nüüd žürii kommentaare. Ei tule ma sinuga kuhugi. Ma ei ole kindel, mida ma nägin. Ma nägin seda, et 12 IT leidis võimaluse, eks ole, ahah, video, lähme siis driftima. Hästi elame. Sa saad nagu nii palju autosid 12. klassi peale, 1 klassi peale kokku, üks piisakad. Kõik vanemate autod, kaetud igalt poolt. See video oleks palju parem olnud, kui seda läpast BMW ilukilpi seal poleks olnud. Oh snap! No iseenesest drooni kasutamine on uus lähenemine sel korral. See on kihvt idee. Ja tegelikult see autode ja valguse mäng ka on väga hea idee. Minu meelest nad proovisid need ohutuled panna samas, vist proovisid samas rütmis või kuidagi. Nad ei hakka samas rütmis, aga see disko, mis sellest tekib, on ikkagi vahva. Et see valguse ja selle tume, nagu õhtuse hämaruses see valguse mäng oli huvitav. Aga samas noored on saanud kokku ilmselt pärast koolimajast väljaspool, et see on ka jällegi positiivne. Ma ei tea, praegu on nii pime aeg, see võiks vabalt tundide ajast olla. Kell 8 hommikul. Ja Agnes, sinu füüsikast hommikul, eks ju. Mina neid ei õpeta. Aga teemaks on keskkooli muusikal, nii et... Ja. Mulle näeb uuesti, et väga meeldisid need täiesti teistmoodi lähenemise nurgad. Võib-olla ka sellest samast muusikalisusest. Tundsin natukene puudust, aga samas eks iga klass peabki mängima enda tugevustele. No jah, igaüks näeb ka oma tõlgendust. Jaa. Praegu on raske positsiooni võtta pigem nii, et nüüd on nagu äraootavad seisukollad, millega ülejäänud 3-12 välja tulevad. Et siin oli hästi palju asju, mida kiita tugevat ja siis mõned asjad, mis teedsid täpselt siukse tunde, et mida ma just praegu nägin. Et vaata, põne. Jah, igal oli esimene etteaasta 12. poolt oli nagu selline inspireeriv meede, et mis järgnevalt tuleb. Et mõtleme, vaatame. Täname žüriid. Nüüd aga näeme me 12. meditsiiniklassi esituses laulu Work This Out. All for one and one for all. All right, this is our summer. Now what team? Wildcats! What team? Wildcats! How did we get from the top of the world to the bottom of the heap? I don't recall you mentioning the boss is such a creep. We still have the ingredients to make this summer sweet. Well, I got rags instead of riches. And all these dirty dishes. Just wish I had 3 wishes. Okay, guys, break it up. We've got to work this out. We'll make things right. The sun will shine. If we work, there'll be no doubt. We can still save the summer if we work this out. Dude, what have you gotten us into? Come on, we can totally turn this thing around. I'd rather face a 7-footer straight up in the post. Yeah, that sure beats hanging here and burning someone's toast. I need
work it. Tell me what you want. Tell me what you need. A little bit of sugar. A little bit of butter. It's the perfect recipe. Payday, it'll taste so sweet. Payday, good enough to eat. Gonna make some motion pictures. Get them on with all my sisters. Get tickets to the Knicks and Sixers. Kick it with the music mixer. Buy a ride that suits my style. Lounge around the pool a while. Make a date with my favorite girl. We got it made. Oh, we gotta work to work this out. We'll make things right. The sun will shine. If we work, there'll be no doubt. We can still save the summer. If we work this out. Work this, gotta work this. We can work this out. Tahaks ka nüüd piparkokke teha. Vaatame, mida žürii ütleb. Ma ei olnudki koolisööklatel sellise nurga alt näinud. Mina ka mitte. Ma täitsa algul mõtlesin, et huvitav küll, kus nad on seda filminud, et kus kohas. Kuskil mingi söögi. Ma vaatasin põranda järgi, võtsin ära ja mõtlesin nagu, et noh, kellegi kodus ikka ei ole mingisugune tööstuslikus suuruses mingisugused kappi. ja mul ka esimestel sekunditel kohe sai selgeks, et üks kõige suuremaid saavutusi on enda koolisööklasse kööki sisse rääkimine. Et see juba omaette näitab klassi. Teiselt poolt, mis puudutab videot ennast, siis seda ülistiili puhas keskkoolimuusika. Jah, lihtsalt. See päriselt nagu võiks seal filmis olla. Siis mulle meeldis see tõk-tõk-tõk-tõk-tõk. Ja see oli hästi äge. Mõtle, kui see niimoodi kooli seal selle söökli nime juures oli. Selles kogu videos oli nii palju kõike seda näitlemist ja jõululikkust ja muusikalisust. Ja see oli story, vaata. Suur aitäh žüriile. Nüüd on aeg teha jälle üks väike paus. Näeme ühtesi ka meie viimast reklaamklippi. Stuudiumi premium pakett nüüd soodushinnaga kõigest 6 eurot ja 99 senti. Pakett sisaldab automaatset päevaplaani meeldetuletust. Täna on esmaspäev. Kell on 8:40. Hommikuse seisuga on sul stuudiumis märgitud 5 põhjendamata puudumist ning 3 tegemata tööd, mis on 1 vähem kui eile. On aeg ärgata. Pane selga puhas särk ja kammi pea. 5 minuti pärast algab veebitund. Osale kaameraga. Sul on täna 5 tundi, millest 3 toimub veebitunnina. Teises veebitunnis on väga soovitatav voodist tõusta. Lõunapausi ajal registreeri end homsesse konsultatsiooni ja neljapäevasesse järelevastamisse. Eile tuli stuudiumisse 10 sõnumit. Loe neist kindlasti läbi 12 ja vasta klassijuhataja eelmise nädala küsimusele. Esimene tund algab 4 minuti pärast. Ilusat päeva! Lisaks saad 1 euro eest Tamme multivitamiini. Multivitamiin tõstab märgatavalt su akadeemilist võimekust, vähendab unevajadust, parandab arvutimänguoskust ja turgutab mälu. Tähelepanu! Kõrvaltoimetena kaob loovus, usk jõuluvanasse, hambahaldesse ning lihavõtte jänesesse. Atraktiivsuse langus vastassugupoole silmis. NATO testi läbimise tõenäosus on 0,99%. Kiireneb kehakarva kasv ning kaalu tõus. Haistmis ning maitsemeele kadumine. Tähelepanu! Kõrvaltoimed erinevad lähtuvalt põhikooli vene keele hindest.
kui valid premium paketi täna, saad tasuta kaasa nutikust suurendava pidžaama. Nutikust suurendav pidžaama lisab IQ-le 10 punkti, lisab matemaatika riigieksamile 10 punkti, lisab eesti keele kirjandile 10 punkti ja 12 koma, lisab korvpallis 20 punkti 3 punkti visetena. Saate kokku 70 punkti ja seda kõike ühe ööga, kasutades seda suvepäevast riietuseset. Ja hommikul mõtlevad teie ema-isa, kust küll nii nutikas laps välja on tulnud. Tähelepanu, tegemist on dopinguga. Enne tarvitamist lugege vastavaid kohtuotsuseid ning vajaduse konsulteerige Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusega. Kaebuste püsimisel või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu medõe või nõustajaga. Paketi tarvitamisel õppeaasta vältel on vaimse tervise kulu kuni 12% kuus, järgnevatel aastatel on kulukuse määr progresseeruvalt kasvav. Tarvitamine omal vastutusel. Pakkumine kehtib ainult olemasolevatele TTG klientidele. Santa baby, slip a sable under that tree for me. Being an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I waited for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be as good if you'll check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht and really that's not a lot. Being an angel, oh yeah, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Meil on koolis ikka ühed megavahvad õpetajad. Täname neid veel kord nende lustakate vaheklippide eest. Tore, et me ikka saame kõik tänu meie vahvatele tehnoloogilistele võimalustele sellistel hetkedel üksteisele toeks olla. Jah, we're all in this together. Teie ees 12. loodusklassi õpilased. Ehk me saadame alates siis 11. detsembrist kõik erinevad üldhariduskoolid, kutsekoolid, kõrgkoolid nii-öelda varem siis võib öelda koolivaheajale, sisuliselt koolitegevus suletakse. Armas 12 loo. Tänases klassijuhatatunnis räägime põhjuste puudumistest, distantsõppest ja jõulupeost. Aga enne võiksite kaamerat ka käima panna, et igatsen teie nägusid. Here and now, it's time for celebration. Finally
meil on ikka nii andekad koolikaaslased. Küsime žüriilt, mis mõtteid see esitus neist tekitas. Teile väga oma näol. Hästi südamlik. See oli see suur süda seal lõpus. Seda ka. Aga juba algusest peale kuidagi väga selline hea tundega tehtud. See on selline oma klassi kuidagi selline mõnus. Ilmselt oma klassile, nad ise saavad sellest veel nagu soojama tunde, kui see võib olla, meieni jõudis ka, aga nad ise teavad neid hetki, mis seal näidati kõige paremini. Kaval, et selle asemel, et luua tohutult palju uut materjali on lihtsalt hästi palju aastatel jooksul kokku korjatud seda video ja muid materjale ära kasutatud. Päris kaval taga. Mulle tundub, et see võiks olla jõulusaatel ilmane video. Ma ei ole veel muidugi tegelikult praegu viimast näinud, aga praegu oli siuke tunne, et see oleks hästi soe ja ilus lõpp. Täpselt nagu punkt kohe ja kirsttordi peale. Suur aitäh, armas žürii! Nüüd aga oleme jõudnud meie selleaastase jõulupäeva viimase etasteni. Teie ees on 12. tehnoloogiaklassi õpilased laulumas Stick to the Status Quo. You can bet there's nothing but net when I am in a zone and on a roll. But I got a confession, my own secret obsession, and it's making me lose control. Everybody gather around. Well, if Troy can tell his secret, then I can tell mine. I bake. What? I love to bake. Strudel, scones, even apple pan dowdy. Not another sound. Someday, I hope to make the perfect creme brulee. Intelligence beyond compare. But inside I am stirring, something strange is occurring. It's a secret I need to share. Open up deep, way down deep. Hip-hop is my passion. I love to pop and lock and jam and break. Is that even legal? Not another beat. It's just dancing. Sometimes I think it's cooler than homework. No, 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 no. Well, I'm ready to tell about a need that I cannot deny. Dear, there's no explanation for this awesome sensation, but I'm ready to let it fly. Speak your mind and you'll be heard. Alright, if Troy wants to be a singer, then I'm coming clean. I play the cello. Awesome! What is it? A saw? No, dude, it's like a giant violin. Not another word. Do you have to wear a costume? Cut and tie. No vot, sellise punkti panigi 12. tehno meie jõulupeole. Kuulame viimased kommentaarid meie žüriilt. Aha. Kas nad tegid selle ise? See on väga hea küsimus, aga ma arvan küll. Selle kohta ma väga infot ei saanud ja selle ma sain ka päris viimasel hetkel ja sellega oli päris palju jamamist. Nii et ma eeldan, et nad tegid siis ise ikkagi. Sest kui see on ise tehtud, siis see on ülikõva sõna. Siis mul ei ole kahtlust, kes võidab selle lennutöö. Kui ma aga praegu ütlen, et nad võitsid, siis ma lähen koju ja siis ma guugeldan ja ma leian selle kusagilt mingi varasema animatsiooni, siis ma olen väga sügavalt pettunud. Aga kui see on 0-100 tehtud ise, siis see on nagu mega suurt töö. Siis on võimas.
Nad teevad küll neid Minecraftis, need on mul mõned füüsika mingisugused asjad on Minecraftis teinud nagu. Mulje on avaldatud suurelt. Palju järsku lõppes ära ainult. No seda küll jah, järsku lõppes, aga ikkagi kogu see niisugune ülesehitus, see on nii originaalne. See on täiesti niisugune no. Aga selle nad on ka teinud nagu stseenilt on sellest videost. Jaa, aga see on nagu... See sünkroonsus, see helindusega kokku laaknud, ühesõnaga kõik see, mis detailid on väga head. Aga ühesõnaga sellisel juhul jah, kogu see detaili täpsus, kuidas asjad kokku langevad ja kui peenelt see on korda saadetud. Ja seal on ju klassikaasatus ka siis ju, kui see... Eeldatavasti jah, kui see ei ole just tõesti nagu iga tegelane ükshaaval inimese poolt seal liikuma pandud. Siis jah. Ma ei tea sellest mängust midagi, nii et ma ei oska mitte midagi kaasa öelda. No, minu salmastus. Kui see on tõesti ikka endal tehtud, siis see on ikkagi võimus. Siis mind paneb nagu kuidagi niimoodi meeldivalt üllatama see, et mida meie õpilased suudavad teha. See on kohe kuidagi nagu, et tehnoloogia 12D ja niimoodi selline asi tehtud, aga Meie žürii on juba päris suure töö ära teinud, kuid alles nüüd saab kõige otsustavam hetk, selguvad võitjad. Sel ajal, kui žürii otsustab, on meil teile näidata veel väike video meie armsate õpetajate poolt. Armas koolipere, mina soovin, et need pühad oleksid täis lapsemeelsust ja jõulurõõmu. Tahaks, et teie igas päevas oleks samasugust usku, nagu siis, kui te olite veel pisikesed, sama palju rõõmu, sama palju üllatusi ja nüüd, kui me ise oleme tegelikult kõik palju suuremad inimesed, siis saate teie olla need jõulurõõmu tegijad enda hinge ja ka teistele. Nii et soovin, et teil oleks hästi palju maagiat, hästi palju üllatusi, hästi palju kingitusi, kas füüsilisi või siis selliseid häid tegusid. Ja loodan, et uus aasta tuleb palju lahkem, kui see 2020 on olnud. Nii, mina soovin kõigile häid pühi, eelkõige, et oleksite kõik terved, püsiksite võimalikult siis lähedastega ikkagi koos, vaatamata kõikidele piirangutele. Ja loomulikult ikkagi selle jõulutunde tekitate te omale ise omas hinges. Ja kuidas siis muidu, kui jõulumehele tuleb ka üks korralik luuletus ette lugeda selleks, et see oma kingitus siis kätte teada. Ja vastavalt siis minu teemale praegu, et päkapikk on tore mees, valge habe rinna ees, peas on müts tal punane, nägu ikka naerane. Häid pühi kõigile! Armas Tammegi gümnaasiumi õpilane ja armas kolleeg. Minul nimelt ei ole täna mingisugust päkapiku kostüümi või mingit erilist asja seljas. Sellepärast, et võib-olla need jõulud ongi siuke aeg, kus on korraks aeg need muud kuued ja asjad maha võtta ja olla täitsa niimoodi ehedalt ja iseenda ja ise oma väikese perega ja vaadata, mis sellest maailmast ja asjast on alles jäänud, kui nii paljud elemendid, millele oleme lootnud, on justkui kuskile ära kadunud või enam ei ole normaalsed ja ligipääsetavad. Aga ma soovin, et kogu see pühade aeg tuleks sul selline mõnus ja muhe ja vahva, et sa ei tunneks millestki puudust, mis justkui nagu oleks kadunud. Et oled sa siis oma perega kuskil teleka ees, vaatate meelelahutusprogrammi, mängite lauamänge võib-olla, sööte kindlasti häid asju, võib-olla käite surnuaias või kirikus või teete midagi muud vahvat koos. Muidugi ärge unustage sportimist ka, jumu või väljakutsed asjad. Et lihtsalt nautige seda aega ja elage niimoodi, et ei oleks liiga palju neid asju, mida saab mingisugune koroona või mingisugune muu ühiskondlik korraldus teilt ära võtta. Nii et rõõmsaid jõule, ilusat uut aastat. Näeme varsti!
vot kui armas neist. aga nüüd on tulemused meile teada. Mis sina arvad, kes võitjateks osutusid? Ma tõesti ei oska isegi aimata. Kõik klassid olid nii vahvad, et ma kuulutaks kõik võitjateks. Oli tõesti väga tore ja rõõm oli näha, et kõik klassid olid pingutanud. Ma arvan, et päris paljud said uusi kogemusi. CV-sse saab uusi oskusi kirja panna. Mina näiteks juhtisin esimest korda saadet. Mõni äkki tantsis esimest korda, filmis, monteeris või näitas esimest korda. Väga kasulikud oskused tulevikuks. Kunagi ei või teada, kui võib mõnda neist vaja minna. Just nii ja kindlasti mängis suurt rolli ka klasside ühine eesmärk ja mõtlemine. Sellel noodil ütleme välja, milliste klasside ühtsus ja loomingulises paistis žüriile eriti silma. Alustame 10. klassidest. Meie kõige uuemad ja pisemad, suur pühendumus ja motivatsioon. 10. klassidest kõige paremaks kuulutati žürii poolt 10. IT. Liigume edasi 11. klasside juurde. Meie armsad lennukaaslased. 11. klasside hulgas osutus võitjaks 11. IT. Palju õnne meie lennukaaslastele. Nüüd aga tänane viimane võitja. 12. klassid. Meie tänase päeva viimane võitja on 12. tehnoloogia. Palju õnne kõikidele võitjatele. Uuel aastal on teid ka ootamas auhinnad. Samuti ei jää ka ülejäänud klassid autasustamata. Ja ongi meie saade läbi saamas. Kindlasti sooviksime tänada veel kord kõiki teid, head õpilased ja õpetajad, kes olenemata sellest raskest ja kurnavast olukorrast natukene aega maha võtsid ja meiega vahva jõulupeo veetsid. Näeme loodetavasti juba järgmisel aastal. Ilusaid jõule kõigile ja vahvat aastavahetust meie poolt.